tuleme siia ärevuse tüüpide juurde, ärevushäired ja võib-olla ka isegi paanikahood, ärevushood, et see on täiesti eraldi juba monstrumid, eks ole, mõne elus. Mina neid kogenud ei ole, aga ma tean inimesi, kellel need on ja ma kujutan ainult ette, kuivõrd ebameeldiv võib olla elu sihukeste hoogude või selliste, ma ei teagi, missuguste kehareaktsioonidega, et räägime korraks erinevatest tüüpidest ja mismoodi päriselt magneesium võimalik nende tüüpide puhul aidata või aitama. No ma panin siin põhilisemalt välja generaliseeritud ärevushäire, lühend kaad, pidev siuke muretsemine, kontrollimatud mõtted, sundmõtted kogu aeg ketravad nii-öelda peas. Põhjuseks tihti on tegelikult krooniline magneesiumi puudus, siis igasugused füüsilised sümptomid nagu, ma ei tea, rahutus, pinge, unetus, seedimisprobleemid ja seedimine on täiesti arusaadav, sest et kui sa oled võitleja põgenes, siis kogu see verevarustus, mis sul peaks siin seedimisega tegelema, läheb lihastesse, sa saaks põgeneda näiteks mingi ohu eest. Et seda ma näen pidevalt ja vaata, siin ongi see, et nagu sa ütlesid, ärevus ja paanika hood, see on ikka väga ränk. Mul on ärevushäired olnud sellis suhtes, et vaata, see ongi nagu ärevushäired ja siis on ärevuse hood koos paanika hoogudega. Et see on see koht, kus sa nagu lihtsalt tõmbad lukku ära, sa ei saa aru, mis toimub ja sa lihtsalt helistad kiirabisse, kui sa oled suuteline üldse. Et paanikahäire ka ikka väga ütleme niimoodi, õnneks mina paanikahäiret vist ei ole kogenud, see on siuke äkkilised paanikahood, mille käigus tekib tunne, et sa nagu, lihtsalt sured ära või sa lähed täiesti nagu hulluks. Või siis tüüpiline vallaande on seal adrenaliini purse näiteks magneesiumi puuduse foonil. Ehk siis mida see magneesium teeb ongi, et ta suudab selle adrenaliini pursked, ta rahustab närvisüsteemi maha ja ta ei lase niimoodi adrenaliinil välja nagu kehasse voolata. Et kui paanikahäire on, siis ma kujutan ette, kui palju seal keha nagu lihtsalt täiega adrekalaks ja seda on liiga palju korraga ja siis aru, mis kehas toimub. Ja väga paljudel need paanikahäired on näiteks öösiti veel, tõmbab ärkad üles kuskil, mis iganes see tuleb ja ma vaatan neid Eesti nagu, ütleme, ongi ettevõtjad. Siin vanasti oli, ma mäletan ütlus, et kui see ikkagi haiglas ei ole infarktiga enne 40 ära käinud, et siis mis ettevõtte juht sa nagu oled või midagi. Ja muidugi seotud ka hüpogleemia ja hormoonitsüklitega täpselt samamoodi. Siis ma arvan, et see hästi levinud teema, millega meil käisid ka Life-keskuses olid sotsiaalne ärevus, et see mingi sotsiaalfoobia või mingi taoline, et hirm igasuguste sotsiaalsete olukordade ees, vaata, kus mingi lähed väiksesse ruumi veel vaata, siis on kõik võõrad seal või mingi üritus või kellegiga rääkimine, esinemis. Enda tutustamine. Jah, täpselt, või siis me läheme lõpuaktus on nii, Ivar, tule siia lava ette, siis nagu, mis asja, ei vajud sinna pingi sisse ära, vaata. Või siis uute inimestega kohtumine ja nii edasi. Ja tavaliselt tihti see seotud ka näiteks ka gluteenitalamutus, võib seda nii-öelda põhjustada soolestiku mikrobiomi tasakaalutus, menopaus, teismises hea hormooni tasakaalutus, et neid põhjuseid on nagu hästi palju. Siis foobiad ja situatsioonipõhine ärevus, näiteks klaustrofoobia, istud seal liftis ja siis tuled võib-olla liftiga toime ja siis järsku lift jääb kinni. Nagu okei. Või sa jääd kuskile autosse kinni, sa ei saa sealt välja või nii edasi. Et mingi rahvamassid, kinnised ruumid, ja sageli ka mingid traumaatilised mälestused, krooniline pinge või stimulaatorite liigtarbimine, stimulantide, on kohvi ja energiajoogid ja nii edasi. Siis obsessive compulsive häire, neid inimesi käis ka, et sa teed midagi järjest kogu aeg. Ja väga paljude puhul ikkagi see obsessive compulsive on ikkagi sundmõtted, ketrad kogu aeg ühte asju. Ja nagu me neuroteadusest täna teame, 75% su mõtted on niikuinii negatiivsed iga päev. Ja 90% su mõtetest on pooled on, mitte 90%, pooled on välja mõeldud, kui keha ei saa sellest aru. Kas on päris või mitte? Jah, tema jaoks on kõik üks ja sama, et kui sa mõtled mingi mineviku trauma peale, keha elab seda täpselt samamoodi läbi, miks mulle ka võib-olla tänapäeva otseselt siuke nagu mingid teraapia liigid asjad ei meeldi, on ju, et toome nüüd, nii Juku räägi, kuidas Triin sulle selle naaskliga tagumikku lõi või mis iganes, on ju. Et aga jah, selles suhtes, et see obsessive compulsive on ka suht nii-öelda levinud. Ja väga palju seal aitab ka näiteks soolestiku rahustamine ja toitumise nii-öelda korrigeerimine. Siis ärevuse seotud hormonaalsed muutustega, menopaus, PMS, sünnitusjärgne periood. Ja see sünnitusjärgne periood on väga palju langus. Sa oled lapse sünnitanud, sul on juba nii kilpnääre on kõik oma hormoonid andnud lapsele kogu aeg nii edasi, et sa oled nagu
täiesti tühjaks tõmmatud ja ma saan aru, vaata, miks öeldakse, et rased peaks nagu 2 eest sööma, sest tal on neid toitaineid lihtsalt 2 inimese eest nii-öelda vaja. Siis iseloomulikud äkiline nutmine, kuumahood, unehäired selle hormonaalse tasakaalutusega. Ja põhjustajaks tavaliselt neerupealaste väsimus, kilpnäärme nii-öelda dysfunktsioonid, probleemid ja magneesiumi puudus muidugi. Et me igal pool, kui me räägime, me tegime ka loengu Elle Kalamäega ärevusest. Ja siis, kui me seda loengut kokku panime, siis nagu absoluutselt kõik asjad, neurotransmitter, mis iganes hormon, kõik on otseselt kaudselt seotud magneesiumiga. Et see oli ka nagu mõnes kohas nagu, okei, ma ei arvanud, et see asi nagu nii laiahõlmeline on. Siis, mis on hästi huvitav, ka ravimite ja stimulantide tõttu võib tulla ärevus. Ja ma ütlen ausalt, et ka liigtarbimise tulemusel. Liigtarbimine. No ma arvan, et üks põhiteemas on kofeiin. Kofeiin, vahet ei ole, kas on siin energiajookides või kus iganes on ju, et samamoodi fluoriid seob magneesium ära, nullib täiesti ära, et sa ühest küljest võtad ravimit, et saada paremaks, aga samas ta sööb magneesiumi. Et sellest me eelmistest loengutest oleme põhjalikult rääkinud. Aga ma arvan küll, et kui sa oled ikkagi ärevusega, palun ära joo kohvi või võta siis kofeiinivaba kohvi. Okei, seal on natukene seda kofeiini ikkagi nii-öelda sees, aga võib-olla see on mingi 2-3-5% on ju. Aga ma arvan, et kõik, kes on ärevusega kursis, saavad ise aru, kus ikkagi paned selle eriti veel tühja kõhu peale, et siis pigem joo võib-olla, kui sul väga on vaja, et joo siis peale sööki, aga hommikul tõmbad kohvi sisse ja natuke aega läheb mööda, siis tunned siuke nagu vibra tuleb sisse, et see on nagu nii tavaline, et ma ütleks jah, et see kui on ikkagi ärevusega midagi seotud, palun jätta kohvi välja või siis ma ei tea, võtta kofeiinivaba või proovi mingid muud asjad, aga kofeiin on väga paljudes teedes ka sees on ju, et ühest küljest hakkame teed jooma ja jälle võib tekkida nii-öelda tõmmata ärevus üles. Just mõtlesingi, et huvitav, et meil on ju guarana on ju, looduslik nii-öelda ka stimulant kohvile või tauriinile kõrvale ja rohelised teed ja mustad teed aga see kõik on sama, kui nendega liigtarbida, siis ta ikkagi reageerib samamoodi. Ja üldiselt see kohvi on nagu nii lihtne, et ma siin ka ütlen ausalt, et siin nüüd kohvi järgi nädal aega, et esimesed päevad olid päris ränk, sest et jah, no ikka täitsa nii, et pikali siruli magad lihtsalt ja siis tõused vahepeal üles ja midagi aru ei saa, mis toimub, et ja siiamaani veel pea tuikab, et nädalaga ei ole veel ikkagi võõrutused väljas saanud. Ja mis ma veel kirja panin, traumajärgne ärevus, ehk siis posttraumaatiline, et pole kas füüsiline või vaimne. Ja siin ongi vaata, kes sõjast tulevad, sa näed siuksed pilte asju, aga see ei ole ainult sõjaga seotud, kõik, mis ma ei tea, mõnikord mingi autoõnnetus või ma ei tea, lähedane sureb ära või sa näed seda või mis iganes ja see jääb sul nii-öelda mällu. Et need on tegelikult päris palju erinevaid. Aga võib-olla selgitaks natuke rohkem ka seda poolt, et jälle mõnes mõttes teen üleskutse, kes ei ole lugenud seda, minul õnnestus seda nüüd siin ka ikkagi oluliselt rohkem, kui ma tahtsin või soovisin sirvidest, et ta on põnevalt kirjutatud ja ta on üldse kõik raamatud, mis sa oled tõlkinud, need on lihtne lugeda, nad on üsna suures kirjas ka ja siin ei ole nagu, kuigi ta on teaduslik kõik lause otsas, eks ole, siis ta on ikkagi arusaadav ja kui vähegi suudad infot vastu võtta, siis tegelikult saab aru ka, millest räägitakse. Aga tuleks võib-olla just selle poole, et ärevuse enda anatoomia, nagu, kuidas sellest nagu paremini aru saada võib-olla või nagu, mis teeb siis lõpuks ärevaks, enne me rääkisime küll, et on halvad uudised ja on siin sõjad ja ma ei tea, maksud tõusevad ja raha on vähe või raha on liiga palju teiselt poolt on ja suhted on pekkis ja laps käib närvidele, ma ei tea, ise käid naise närvidele, et asju on palju, aga mis see tegelik nagu siis tagama, mis see, on seal mingi kindlad asjad või on tõesti nii, see elu läid lihtsalt nii laiahõlmaliselt mõne mõttes nagu pekki, et lihtsalt ongi nagu vastuvõetamatu meile kõigil inimese olendina. No neid anatoomilisi näiteid on nagu palju ja ma mõned toon siin ka välja, aga ma arvan nagu number 1 on stress, krooniline stress. Ja see on hästi huvitav, et vaimne, füüsiline, emotsionaalne stress, keha ei saa sellest aru. Tema jaoks on kõik üks ja sama. Ehk siis, kui sul võib kõik nagu suhted hästi olla, sul võib olla vaimne kõik pool, kõik hästi ja nii edasi, aga sul selg valutab näiteks kogu aeg. See tekitab stressi. Ja see tekitab niimoodi stressi, et me teame, et stressis olekus keha tarbib C-vitamiini ja magneesiumi palju. Ehk siis ma arvan, et see krooniline stress, iga stressisituatsioon põletab hullult magneesiumi varusid.
et kui sa varusid ei taasta, siis tekivadki siuke närvilisus, unetus, ärevushäired, paanikahood ja nii edasi. Ja kui sa ei aita ennast seal kaasa, siis need asjad lihtsalt süvenevadki. Ma vaatan väga palju täna, nagu eriti veel noored, et lähevad siis antidepressantide peale ja nii edasi, sest sa lõpuks lähed lihtsalt hulluks, sul ei olegi nagu mingit valikut. Sa tahad lahendust saada. Täpselt. Ja kui mina kunagi ärevusest vabaks või see ärevuse grupp Facebookis panin Riimägist, mind oleks peaaegu ära tapetud seal, et ütleme niimoodi näiliselt head grupist välja visatud, siis ma jälgisin seda pikalt ja nii edasi, aga ma saan ka sellest aru vaata, et kui sul on nagu 1000 erinevat magneesiumiturul, kõik sellest räägivad ja ta tõesti toetab ja aitab ja kogu selle poole pealt ja siis keegi tuleb ütleb, et aga mul on siuke magneesium, et mis töötab paremini ja tegelikult võtab kõik ära ja siis seda kõik on täpselt sama juttu rääkinud, et siis nagu siis käidki nagu see Mooses ja siis kõik viskavad sind kividega seal niimoodi, aga lihtsalt läbi Facebooki või niimoodi. Et krooniline stress, siis samamoodi biokeemiline tasakaalutus. Aga mis asi on krooniline stress? Oskad sa seda enda kogemust äkki? Krooniline stress on see, et kogu aeg näiteks on mingi stressiseisund ja ärkad üles, kohe on tundub, et oled ära stressis. Kohe hakkad ketrama ja ma ütlengi väga paljudel on see, et see nagu öösel ärkad üles, siis ei jää magama. Sa lihtsalt ketrad oma juba järgmise päeva mõtteid ja asju, et nii, okei, mis ma tõusin hommikul üles, nii lastele ma see, ma arvan, et kõik on selle faasi nii-öelda läbi käinud ja seda ka kogenud või kogevad praegult. Et ja siis tulebki nii, et palgaga on nii, et see ei tule otsotsaga kokku, sest et lastele vaja seda, ja siis vaatadki mingid automaksud, asjad, kõik tulevad, siis kütus läheb üles, siis auto läheb katkina ja väga paljudel inimestel ei ole ikkagi tagavarasid, ja kõik see, siis öeldakse, et sõda tuleb peale, ja siis nagu... Mida nüüd juba tulevad tunnukad meile ja? Okei, midagi uut jälle. Ufolaen tuleb meie varsti ja. Et kui ma terapeudina olin ka, siis mõtlesin ka, et kõige lihtsam pange lihtsalt telekas kinni, ärge lehti lugege ja kõik, kes seda tegid, tulid tagasi, et oh my god, mul nagu 60-70% on juba stressist kadunud lihtsalt sellepärast, et sest ega kui sa vaatad neid uudiseid asju, ega sellist peale spordi väga palju sellist positiivset ei tule ja mõnikord suudad spordi ka nagu keerata, sai teise koha, vaata, nagu mis asja, ka maa nagu teine koht. Sooritas. Mingi kaotas esimese koha, mitte võitis teise koha, et jälle kuidas seda, ja negatiivne müüb, et ma saan sellest suhtes aru, kuidas neid pealkirju tehakse. Ega tegelikult sellega on ju sama, et nii kui sa selle lahti võtad, siit täitsa pekkis, mis tegelikult siit nagu sekunditega sul sisse võib voolata ja su tuju võib ära rikkuda. No ja siin ongi biokeemiline tasakaalatus, jälle jõuame selle magneesiumipuud juurde, neerupealiste väsimus, see on nagu enda kogetud 4 korda läbi, et iga neerupealsed väsivad ära, seal ei ole piisavalt magneesiumit, mis seda kaitseks, siis ongi läbi põlemine. Ja selles suhtes keha on nii huvitav, vaata, läbi põlemine ei ole halb asi, vaid see on viimane piir, kus keha ütleb stopp, ma teen sinu eest selle restardi ära ja pausi, sest vastasel juhul sealt edasi lihtsalt laguned täiesti laiali. Et olles ise 2-3, nüüd vist 4 korda läbi põlenud, aga iga kord oled nagu teadlikum, ikka oled selle ämbrisse ostanud, siis nüüd ma lubasin 4-5 tundi tööd, trennid, toitumised korda aitab, et kuskilt tuleb nagu endal ka piirid tõmmata, sest ma võin võtta seda magneesiumi palju, aga ma ühest küljest kohviga kogu aeg tõmban nagu panen sütikut juurde ja kurnan räigelt, sest kohvi viib palju magneesiumi välja, nii nagu suitsetamine, mis oli minu jaoks täiesti üllatav, et siis ikkagi see... Igasugune tubakas või konkreetselt suits, sigari tõmbamine? Väga küsimus, mille ma ei oska sulle vastata. Tuitab, mis on need, kes veibivad näiteks või teevad mokatubakat? Tead, ma arvan, et veipimine on üks väga rets asi ka. Ma arvan, et see on isegi hullem võib olla. Ma isiklikult arvan ka. Et aga see tubakas ei ole tänapäeval see, mis oli 40 aastat tagasi. Loomulikult. See on igasugust. Nii sünteetiline juba. Et samamoodi vale toitumine elustiil, ma arvan, see on nagu me unustame kogu aeg ära need alustalad, vee joomised, liikumised, lihtsalt, et sa nagu, väga head sa näitasid, et lihtsalt, et pane telefon tunniks ära või pane see, ma ei tea, kui sa lähed magama, kas sul on võimalik enne 2 tundi mitte vaadata või kui sa väga pead mingil põhjusel, pane siis need orantsid prillid ette või midagi. Et mina ka mõnikord vaatan, aga ma kasutan need orantse prille ja tõsiselt mega suur vahe on une kvaliteedil. Aga ma arvangi see toitumine, sest et nii kui sa oled väsind, magneesiumit ei ole, mis me teeme kohe, mingid süskarid, nii kiire toit kuskil. Sest ega kui sa vaatadki, ma ütlen, me toitume peres ülitervislikult. Ma ütlen võib-olla ülitervislikku sellepärast, et võib-olla me ei ole kõige tervislikum, aga võrreldes nagu keskmise eestlasega. Ja siis kui sa lähedki sinna nagu bensiinijaama, siis nagu
Mis toimub? Okei, ma pigistan täna silma kinni, võtan siit lihtsalt midagi parim, mis see võib olla, on ju. Sest valikut ei ole, mida tegelikult tahaks. No ei olegi ja sellepärast me täna teemegi väga palju ise toitu kaasa, sest et noh, lihtsalt ei ole võimalik, sest et kui ma kunagi viskasin suhkru välja, siis noh, see oli 2 nädalat vist, kuidas öelda, täiesti näljas, sest ma lihtsalt käisin poes, hakkasin esimest korda etikette vaatama, siis ma sain aru, et nagu igal pool on see. Igal pool, et lõpuks, ja siis on neil veel mingi salajased nimed, vaata, millest sa midagi ei tea, ja seal on vist üle mingi 150 nimed. Ja täiesti palju neid. Ja siis igasugused need muud aspartamid, mis iganes magusained on ja siis lõpuks jõudsidki lihtsalt turule, et tõstsid sealt alkmakomponenti ja siis tegidki kodus, aga 2 nädalat jõudis kohale ja nälg oli nii suur ja siis lõpuks ära, okei, ma hakkan nüüd ise liha praadima või midagi taolist. Ja no muidugi stimulantidest me rääkisime, ravimid on ju ja siis igasugused füsioloogilised käivitajad, kirpnäärmületalitus, veresuhkru kõikjumine, infektsioonid, kopsuhaigused, samamoodi see mitte vee joomine ja nii edasi, nii et selles suhtes jah, et neid tegelikult on väga palju. Et rääkisime siin ärevuse tüüpidest rääkisime, samuti rääkisime praegu sellest ärevuse enda anatoomilisest poolest, aga räägime võib-olla sellest, millisel viisil või millise nurkade alt nad avalduvad, mis võiks olla need esimesed sümptomid, esimesed märgid, kuidas inimesed aru sellest, et okei, näed, minul on täna tunda füüsiliselt selliseid asju, ma märkan selliseid asju ja vaimselt võib-olla täheldan selliseid asju või keegi on mul löönud kõrvalt vaates, et kuule, sa tundud selline või et ma ei tea, silmalaud on kotis või ma ei tea, siin magaden, et kus sa oled, et inimesed saaks aru sellest, et mismoodi ma ennast nüüd hakkaks nagu kaardistama, kas ma päriselt on ärevusega midagi või mul on hoopis magneesiumi puudus, mis see nagu probleem on? Ma panin slaidi peale ka, et sellised põhilised asjad, et füüsiline ärevus, kuidas ta avaldub, ongi süda lööb kiiresti või peksleb rinnus, mõnikord isegi tekib südamerütmi häired, tekib mingi õhupuudustunne, nagu, et see nagu kops on kinni, et see ei saa nagu hingata või siis mingi lihaspinged tekivad krambid, eriti öösiti mina vaevlesin selle eest nagu jõhkralt niimoodi 2-3 ööd vist nädalas, kui mitte rohkem oli niimoodi, et 2-3 öösel, 3:30, põmm, silmad lahti, nutumaitse suus, peksad seda sääremarja, ei saa ära, jalg on nii krampis, siis lähed kuidagi kolistada, et teised ülesse, siis proovisin igasuguseid asju, viskasin magneesiumi tablette sisse, sest pidi ju võtma kõik asjad ära, ei töödanud ja lõpptulemusel see, et tegin mingi soolalahuse vett, jõin seda mingi 0,5 liitrit ja siis see tõmbas nagu ajutiselt tagasi. Ajutiselt, ta ei tõmmanud täiesti tagasi, aga nii palju, et ma sain uuesti nagu magama jääda. Ja siis on iga 2-3 päeva tagant ja kui see niimoodi öösel 1-2-3 korda üles tõused, on ju. See on kurnav. Aga see uni jälle, uni kannatab. Et igasugused peapööritus, iiveldus, seedehäired, unetus, rahutus, värinad, suukuivus, mis hästi huvitav. Vaata, kui sul on ärev, siis biopesad lähevad alati nagu higiseks, on ju, keha nii palju rohkem higistab vedelikku välja. Ja siis mis see põhjused siis selle füüsilise ärevusega ongi magneesiumi puudus, elektrolüütide tasakaalu häire, mis seal magneesium, kaltsium, kaalium, naatrium, siis jälle see vee puudulikkus, eks me ei joo piisavalt vett ja me tegelikult saame väga vähe mineraalaineid üldse. Ma vaatan, et inimesed toitaineid ju ei ole toidus, kui see on rafineeritud toit või kiirtöödeldud toit, et siis ongi enamus inimesi, ma ütlen täna mitte ei sure vanadusse, vaid sureb toitainete puudusesse ja seda on nii palju juba täna ära tõestatud. Samamoodi ravimid, stimulandid, me oleme sellest juba kofeiini, alkohol, kunstlikud magusained ja asjad, nendest täna juba mitu korda rääkinud, aga jah, ma ütlen see kofeiin ja sest vaatad ka täna noori üha nooremaks ja nooremaks lähevad ju kofeiini tarbijad. Ja energiaooki tarbijad ka. Ja, see on ju nii populaarseks läinud, et tuleb oma Monster, vaatas, räägib ise ei oska veel korralikult rääkidagi juba Monsteri nagu Nimesta üldse, kuidas nad kätte saavad asju, ma ühe korra nägin, mõtlesin küsin, kes ostis teile, täitsa jabur oli, nii väiksed lapsed jõid Red Bulli lihtsalt. Ja minu meelest on kogu aeg hullemaks läinud, et see on nagu, kui vanast olid ühed kohad, kus sa said nagu nüüd on põhimõtteliselt igal pool, vahet ei ole, kus sa astud, igal poolt sa vähemasti kohvi ja energiaooki kindlasti, et ja kui me räägime vaimne ja psühholoogiline ärevus, et kuidas ta avaldub, ongi need sundmõtted, muremõtted, pidev peasringlus, eriti ma näen seda meeste puhul tekib see finantsiteema, vaata, meid on ju kogu aeg üles kasvatud, mees peaks suutma ju finantssurvestus siis. Jah, finantssurvestus ja kogu see pool ja vaata, kuidas ühiskond on muutunud, on ju. Just vaatasin, USAs oli 80-ndatel mees, kes üksinda tööl, kõik sai tehtud, reisimas, maja, kõik autod, kõik oli kaetud.
noh, ja tänapäeval on see olukord nii hulluks läinud, et kaksi tööl ikka ei saa võib-olla. kaks tööl on ju, lapse pealt ruttu peab olema lasteaeda, kui ta on sündinud, sest et sul ei jää muud üle, sest muidu lihtsalt ei tule otsa ka välja. Igasugused keskendumise raskused, ajuudu, noh, ei suuda nagu fokusseerida, kerge ärrituvus, noh, ma arvan, et see ei olegi enam kerge, see tavaliselt füüsiline, psühholoogiline, siis on see nagu noh, eriti lapsed tulevad ja vajutavad, sa jõuad koju, viskad pikali ja siis ta tuleb ja vajutab sul täpselt neid punkte ja siis noh, tulevad õpetama meile on ju, aga noh, ikkagi see on juba, sa näed, kus sa ärritad iga asja peale ja siit tuleb ärevus juba sisse, siis depersonaliseerimine, tunned, et ei kontrolli ennast või sa oled kuskil mujal või tahad minema joosta nii edasi. Et samamoodi paigal seis, otsustamatus ja tunned, et sa oled nagu stuck või lukus, et sa ei saa siit, noh, sa ei näe väljapääsu, vaata. Et samamoodi see unetus, hirm enne magama jäämist, vaata, umbes ma jään magama, et kui ma nüüd silmad lahti teen, mis siis juhtub, et ma nii paljudelt inimesed kuulnud, et ei julge magama jääda, siis ta kardab seda atakki, mis seal siis öösel võib juhtuda, kui ta teeb silmad lahti. Kas ta näeb mingit õudusunenägu või ärkab üles külma higiga ja noh, ongi, siis ta ei julge magama jääda. Jälle stress, jälle tõmbab magneesiumist rohkem tühjaks. Et ja noh, mis siin põhjused on, siis pikaajaline stress ilma taastumiseta, noh, ma ütlengi, et ega see tempo on ju nii hullult üles läinud ju. Vaatasin, rääkisin siin kunagi, ma olin väike, siis mul oli mentor, ma ei teadnud seda, et ta on mentor, aga jah, sõbra onu ja tema oli ehitus peal hästi kõrge suke, nagu insener, käis mööda Euroopat ringi ja nii edasi ja siis ta ütles ka, et nagu Ivar, et tuli nagu küsimus talle, vaata, et mis on nagu see internet ja kogu see pool nagu teinud ja siis ta ütleski niimoodi, et noh, et Ivar, et kui me vanasti ehitasime 1,5 aastat ühte objekti ja siis oli see, et Valjodja pani oma kamatsiga ringi, on ja 2 päeva keegi teadnud, kust on ja siis ta tuli nagu sealt kaubaringilt tagasi, on ja siis täna ma arvan, et see oli 7 aastat, 8 aastat või isegi rohkem tagasi, siis ta ütles, täna peal teeks 2,5 kuuga sama töö ära. Siis on nagu okei. Ehk siis see info liikumine on nii kiireks läinud, seda infot on nii palju, et see täpselt samamoodi. Et igasugused traumalised kogemused füüsilise poole peal nii et noh, ma ütlen psühholoogilised mingi harjumus ärevusele alistada, et annad alla nii edasi, nii et kui me hormonaalse poole pealt räägime, siis ärevust tundub nagu tekkuks ilma põhjuseta, nagu ärgates või keset tööd, samamoodi mingid tundehood, nutmine, raev, lihtsalt mingid pursked lähevad välja, ise ka mõnikord aru ei saa, kust või mis, et noh, ma ütlengi, et meestel on selle põhjalt lihtsam, aga naistel ikkagi need hormonaalsed tsüklid käivad ja noh, meil ka kodus on mingi, saad aru, et okei, nendel päevadel ma siis pigem lähen vaikselt ja et ma mõistan, et aga kui sa ei ole ise selles olnud, siis on väga raske nagu tegelikult mõista, ma saan aru ja ma lihtsalt siis tuletan kogu aeg meelde, et praegult on see aeg, kus ära torgi, ära küsi, mis toimub, vaata, see ei ole see koht. Samamoodi igasugused äkiline kuumahood on ju, menstruaalsüklid, menopaus, meelekõikumised, PMS, hirm, mis eelneb näiteks kuumahoole. Ja põhjuste koha pealt ongi hormonaalsed kõikumised, östrogeen, prostrogeen, kilpnääre, neerupealiste kurnatest, noh, kui palju me neerupealistest siin kogu aeg nii-öelda räägime, siis kilpnäärme ületalitus, veresuhkru järsk langus, menopaus ja sünnitusjärgne periood, et noh, ma ütlengi, et need on niisugused nagu põhilisemad. Neid on nii palju lihtsalt, et noh, me lähme nagu jutuga tagasi peaaegu et meie esimese saate juurde, kus välja teeme need 69 pluss põhjust. Sul on pilt ka selle kohta olemas? Jaa, kohe paneme. Kus me inimestele siis rääkisime ja sina oled tegelikult rääkinud sellest, mismoodi on ees sulle? Jah. Et neid on nii palju lihtsalt, et lõppude lõpuks kuulates sind praegu siin ja vaadates ja kuuldes ka sinu käest neid inimesed tagasi, mis inimesed on sulle andnud ja ümberringi ka. Mulle inimesed räägivad samamoodi, kui käivad saates, saad selles mõttes teinud nagu head tööd, et inimesed ikka väga paljud juba teavad, mis asi see magneesium on, mis sa siin tood enne Eestisse. Aga see huvitav ongi näha seda, et seda magneesiumi, see seos meie erinevate kehaliste sümptomite, põhjuste ja tagajärgedega on lihtsalt nii rets, et
ma ei tea, kus me siis varasemalt olime enne seda, mis on nagu mõne mõttes hämmastav nagu mõelda ja teistpidi kurb, aga ja siis teistpidi vaadates on täna nagu kurb, et me nüüd oleme jõudnud nagu infoni, kus me näeme tegelikult, et üks asi mõjutab nagu nii palju asju tegelikult, või tähendab ühe aine puudujääk mõjutab nii palju asju, et see on päris hull tegelikult. No me ennem rääkisime ka ju, et täna me ei ole sellest väga palju rääkinud, aga et magneesium vastutab 80% kõik, mis su kehas töötab, just tänaseks on juba uuringud näidanud üle 1000 erineva ensüümi. Et kujutad sa ette, kui sul on mingisugune asi, mis mõjutab 80% sinu elu. Ma arvan, et see on võib-olla hea näide, et kui sul tulevad lapsed mõjutavad sama palju iga päev su elu. Et enamus aega te olete koos, et mitte küll võib-olla 80%, sest nad lasteaias ja koolis on ju, aga nii kaua, kui nad kodus on, umbes sama hea võib-olla näide. Et aga nende magneesiumi sümptomite koha pealt üks levine, ma tükk aega mõtlesin, et võib-olla vaata, mida inimesed sageli ei seosta, et on need lihastõmblused, silmatikid. See oli see, mis me live-keskes oli meie leivanumber. Põmm, stress, ärevus maha ja kohe need tikid kadusid ära. Täna teeb Riimäk täpselt sama asi. Samamoodi need ärevus ja paanika hood. Inimesed tegelikult ei tea, et magneesium on üks nii-öelda see remondimehi, mis suudab selle nii-öelda ära teha. Samamoodi need uneprobleemid, öised ärkamised, need sundmõtted. Sest magneesium, kui sa oled üle ujutatud, ta ainult ei võta sult stressi ja 68+ seisundit ära, aga hirmude tekkimine magneesiumi puudus on otseselt seos. Et see oli nagu hästi huvitav nagu aru saada. Ja kui sa täna vaatadki, inimesed on Riimägi saanud ärevusest hirmudest lahti, mis nad hakkavad tegema, toimetama. Sest hirmud on need, mis toimuvad elus kõige rohkem tagasi. Kui sa kardad näiteks lennukiga lennata, sa ei lähe. Kõik kui sa kardad esineda, siis sa ei lähe lihtsalt. Jah, täpselt. No või siis saadki seal väikse krambi või šoki või siis sa teed kuidagi läbi selle, surud selle läbi on ju, ja nii on ka võimalik foobiatestki lahti saada. Ja uneprobleemide koha pealt, mis ma võin täna öelda, meil lihtsalt nii räigelt referentsi. Esimene asi, mida inimesed ütlevad, on krambid kadunud Riimägiga ja siis nädala 2 jooksul näevad unekvaliteeti, eriti neil, kellel on ooraringid või need sõrmused. Seal on nagu nii hästi näha, et me siin Timo Porveliga, Priit Meieriga, nii palju inimesi, kes on öelnud, et sellest hetkest, kui ta hakkas Riimägi, sügav uni tõusis 30-40%. Päris hull. No aga kui uni on kogu alustala tegelikult, siis see mängib suurt projekti. Ja insomnia puhul ma võiks öelda täna seda, et kuna see on juba nii 100 inimeste tagaside põhjal, kui sul on insomnia, siis on kas sa tarbid valet magneesiumi või sa tarbid liiga vähe, võttes seal rohkem enam tegelikult võimalusi ei ole. Meil on väga tuntud inimeste, ma loodan, me saame need referentsid ka kunagi kodulehele, kes on siin 15, 20, 30 aasta insomniast lahti saanud. Ja lihtsalt see ongi see, nagu, see tänutunne sealt, vaata, kui inimesed räägivad neid lugusid, siis nagu, ikka tõmbab nagu pisara silma natukene. Arvad on, jah. Ja muidugi üks asi, mis minu jaoks oli kõige suurem wow-efekt, kui me nagu Riimägiga juurde jõudsime, oligi see pidev väsimus ja energiapuudus. Ja olles olnud terapeut, siis vaatad nagu 1000 inimese pealt. Ma arvan, et pooled oleks kirjutanud, kui me tegime neid depressiooniteste, küsitluslehte panid kirja, siis ma tänaseks võin öelda, ma arvan, enamusest, kellega me need testid ära tegime, tegelikult on energiapuudus, sest kui sul tekib energiapuudus, siis sa muutud ka apaatseks, sa lihtsalt ei jõua, mida sa ei taha kellegi suhelda edasi. Ja mis minule endal hästi huvitav näide siin 5 kuud tagasi oli see, et panin ja siis järsku vajun ära ja siis ütlen naisele, kuule, lähme lihtsalt puhkama, lihtsalt kuskile eemale nädalaks. Läksime Türki, korralik õppetund, lastega puhkus ei ole puhkus, siis vajasid järgmist puhkust, aga ma muutusin nii apaatseks, ma ei tahtnud enam kellegi suhelda. Ja mis oli hästi huvitav oli see, et ma võtsin suuri koguseid magneesiumi, mul jooksis juhe kokku, ma võtsin doktor Sergei Saadiga ühendust, juba veretestides igale poole, siis mõtlesin, oota, aga ma tean ju, et mul on vasepuudus ja ma tean, et meil on toode tsinkvasega, mis tõstab selle raua vaeguse 2-3 nädal üles. Ja see oli nii lahe kogemus. Võtsin siis korgitäie hommikul ja kell 2 tunnen, kuule, hakkab energiat tulema, õhtuks väsisin ära. Järgmine päev võtsin uuesti ja miks ma ei olnud tsinki varem võtnud selle Pico Tsink Plussi varem, sest et see ajas mind oksel iga kord, ma võtsin valesti. Ehk siis väga paljudel tsink ärritab magu ja siis kui sa nagu 4 korda võtad välja, oksan, okei, rohkem ma ei taha seda.
2-3 nädalaga sain sellise wow-efekti ja energia tagasi, et nüüd me istume siin selles ruumis, sest et see tuli nii kohe. Videopodcasti ruum teeme ära ja kõik edasi, siis tahad suhelda kõik see pool. Aga lõpuks ikka me jõuan sinna, et sa pead ennast hoidma. Et see pidev väsimus, kurnatus enamusel on, see võib olla kilpnäärmealatalitus, see võib olla ka rauapuudus, kuid enamusel on magneesiumi puudus. Ja see on see, mida inimesed hakkavad märkama juba 2-3 nädala käimisel. Ja kui sa vaatad kodulehel meil tagasisidesid, igal pool krambid läinud, uni parem, krambid läinud, uni parem ja siis kõik räägivad, kes seal on siis südame mingid puperdamised asjad ära saanud ja nii edasi. Et väga põnevad seda ka tagasisidet lugeda. Siis igasugused südamerütmi häired. See oli minu jaoks nagu wow. Ja doktor Caroline Dean, kes on ise selle raamatu ja selle brändi autor, temal oli ju üle 17 erineva magneesiumi puuduse sümptomi. Endal isiklikult. Endal isiklikult, kui ta seda Magnesium Miracle raamatut kirjutas. See on siiamaani bestseller. Ja tema sai oma südamerütmi häired korda. Ta võttis see 1,5 aastat aega, 1,5 aastat 1200 milligrammi, aga ta sai täielikult need vabaks. Ja meil on mitu referentsi ka kodulehel, mis oli täiesti huvitav. Et see ei tule kunagi selle pealegi, et südamerütmi häired võivad kuidagi magneesiumi puudusega sõjatud olla. Siis igasugused lihasvalud, fibromolgia sarnased sümptomid, et kus see lihas valutab, sest see on ka arusaadav, sest magneesium on ju kõige parem põletiku alendaja ja ajuudu keskendamise raskused. Jälle asi, mida me kuuleme põhimõtteliselt nagu igalt kliendilt. Ajuudu 2-3 nädalaga kõigil läinud. Keskendumisvõime tõusnud 2-3-4 korda. Mina näen enda puhul, kui ma loengut teen või podcasti ette valmistan, siis ma näen lihtsalt, kui nende päevadel läheb magneesiumi kõvasti rohkem ja siis peale seda ma tunnen, et ma keha ei vaja nii palju. Siis igasugused PMS ja menstruaalkrambid täpselt samamoodi, et magneesium lõõgastab emakat ja tasakaalustab hormoone. Ehk siis, kui me seda ärevuse loengut kokku panime jälle Kalamägis täpselt samamoodi, põhimõtteliselt iga hormoon on seotud magneesiumiga, et ta korralikult töötaks. Jah, kilpnäärme jaoks on vaja 8 või 9 erinevat mineraalainet, mitte ainult joodi, et ta korralikult suudaks toota, aga jälle kõik asjad, sa kujutad kogu kehas 80% magneesium on see kas kofaktor või otsene käivitaja. Ja minu jaoks üks kõige suurem üllatus üldse. Kõhukinnisus. See kõhukinnisus, ma räägin, kui võtta, kui see niimoodi 2-3-4 päeva tagant käib, minu jaoks on nagu okei, see, tegelikult see ei ole hea, siis sa võiksid ikkagi 2 korda minimaalselt ideaalis võiks 2-3 korda käia, on ju. Ja mis on hästi huvitav, ma arvan, et kui ma vaatan täna nagu reklaamide pealt, mis töötavad, siis kõhukinnisus on nagu number 1. Ja mis seal tegelikult taga oli, mis minu jaoks oli täitsa suur huvi, nagu avastus. Ma alati mõtlesin seda, et kas siis on vähe kiudained, vähe vett, väga paljudele juba aitab korralikult hakka vett jooma, sest väga paljud on see, et ja ma joon vedelikku, mina olin ka vanasti, kuule, ma jõin väga palju, ja siis kui mul nagu terapeut küsis, et tervisetreener, mida sa jood lõpuks? Coca-Colat ja Sprite'i ja kellukest. On ju vedelik? Jah, vedelik, minu jaoks oli see, aga ma räägin puhtast veest. Ja teine on kiudained, aga seal on see oht, et kui sa hakkad kohe laksima, siis tõmbata ulevalt kinni ära. Ja siis mõtlesin, kas seedensüümid või probiootikumid, et midagi on puudu. Ja siis endal poiss oli vist 7-kuune. Kas see oli 7-8-10 päeva tagant käis? See ei ole tervislik, sa sööd kogu aeg juurde ja mitte midagi välja ei tule. Ja siis jooksis juhe kokku, me olime proovinud probiootikume, kiudained, vett, seedensüüme, kõige paremaid, mis üldse turul said, mitte midagi ei töötanud. Ja siis järsku mõtlesin, oota, aga raamatus oli kõhukinnisusest juttu, see Magnesium Miracle. Panin 6 tilka, panin 7-6 poisile sinna joogipudelisse, jõi selle ära, siiamaani nagu kellavärk, iga päev vähemasti 1 kord, mitte 2 korda. Ja kui sa vaatad täna klientide tagasi, et ja mis see probleem seal taga on, see ei ole see, et ma võtan nüüd magneesiumoksiidi, mis tõmbab mul kõhu lahti, vaid point on selles, liigne kaltsium kehas. Ja liigne kaltsium põhjustab siin insulte, infarkte, kõrgvererõhu, nii edasi, meil tuleb ka kõrgvererõhu raamat mingi hetk järgmine aasta välja. Ja diabeet 2 näiteks on puhtalt magneesiumi puudus. Aga kui sul on sooleperistaatika, peab niimoodi vaikselt kogu aeg seda massi edasi lükkama. Aga kui sul on soolestik, mis on pehme ja siis on sul kaltsium, mis on ära kristalliseerunud sinna, öeldakse kalifitseerumine, kuidas ta sul edasi midagi lükkab. Ja siis vanasti meil seedensüümidega inimesed said nädalaga kõhu ilusasti liikuma. Ja täna ma saan aru, et nad on väga head on seedensüümid, aga ta on jälle see, et ta ei lahenda seda kaltsiumi probleemi ära.
Ja nii, kui sa saad jälle mingit korralikku magneesiumi, mis jõuab rakkudesse ja kaltsiumit suudab ainult vedelas olekus hoida. Mis asi? Magneesium. Aga sul peab olema piisavas koguses seda, sest vastasel juhul see lihtsalt ei tööta. Nii et see kõhukinnisuse teema oli minu jaoks tegelikult üks väga suur nii-öelda avastus. Kuid mida me teame täna, siis slaidi peal. Siin on tegelikult 68 pluss magneesiumi puuduse sümptomid. Ja nagu me piltide peal näeme, siis kõik selles raamatus on kõik kirjas. See on teaduspõhine raamat, see on vist üle 660 teadusuuringu tehtud. Nad on kõik tehtud intravenoosne magneesiumi peale, aga nagu me täna teame, siis ainukene, mis on sama võrdne kui otse veeni, on Riimag. Just tänud oma stabiliseeritud joonide tehnoloogiale. Ja nad on teinud ka teadusuuringu sinna taha ja kinnitanud seda. Nii et Riimag imendub rakku 99,98% ja intravenoosne magneesium on 100%. Ainuke vahe on see, et Riimagil 1 gramm maksab vist €39 mingi siuke ja kui sa lähed haiglasse seda tegema, siis saad sul 2-5 grammi korraga ja see kord maksab seal 100-150 eurot. No, 100-kordne vahe põhimõtteliselt, jah. Ja sa ei saa alati minna niisama. On neid kliiniku kes pakuvad, aga järjepidevalt, nad ei lasta sul iga päev tulla 1 gramm sisse lasta. See rahakutil ka nagu see ei tööta. Nii et kui keegi tahab veel näha neid, ma tõin sealt kuidagi Boldina välja siukseid, mis on nagu üldlevinud, et ma ei tea, minu jaoks oli nagu hästi suur avastus hambakaaris. Refluksiga meil on niisugused edulood, et ma lihtsalt kuku tagumiku peale. Kunagi tahaks tulla, ma arvan, me tulemegi mõned inimestega, teeme sul uue podcast ja räägime inimestele enda kogemustest, asjadest, erinevatest valdkondadest. Aga jah, happerefluksi jaoks Riimait ja 2-3 kuud. Ja miks mulle see refluksi teema nagu meeldib on just sellepärast, et kuna minu taust on seedensüümid, kui sinu maahappe ei ole tasakaalus, siis keha, ja kui sul on madal maahappe just eriti, siis keha ei suuda korralikult, ta enam signaali pankrasil üldse toota korralikult seedensüüme. Ja kui sa juba maahappe on madal ja sealt nagu viirused, bakterid hakkavad läbi minema, siis hakkab väga palju terviseprobleemselt järjest tulema. Ma vahepeal tuletan ka meelde selle, et kes meid kuulab, vaata praegu, siis ole hea, kui sa oled audioplatvormil meid kuulemast, tule palun YouTube'i keskkonda, võtta osa sellest loosimisest. See on sul võimalus lihtsalt saada endale suurepärast informatsiooni ja ka tooteid. Pane like videole, jaga seda ühe inimesega, pane subscribe Kris Kala podcasti kanalile, pane subscribe Kontamo kanalile ja kirjuta kommentaariks ärevusest vabaks ja võib-olla oledki sina üks neist, kes selle siin lähiajal endale võidab.